Tere, kaunist pühapäeva hommikut kõigile ja me alustame Jumala teenistusega Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Ja rõõm on jälle olla koos, rõõm on jälle sellest, et on uus pühapäev, et meil on rahuaeg, me võime rahulikult tulla, me ei pea muretsema millegi välise pärast, et miski meid takistaks. Ja tore on ka see, et on ilus suvi, on ju, ja väljas on väga kuum, nii et siia jahedasse ruumi on ka päris hea koguneda. Aga mille pärast me tuleme? Jumalat kiitma ja tänama ja ülistama ja olema koos palves tema ees. See on see kõige olulisem. Ja meil on alanud uus kuu ja on uus kuu teema. Ja meie teema on seekord kasvamine armus ja tunnetuses. Ja täna on meil külaline Reeküla kogudusest, Reeküla metodisti kogudusest, Mariana Luist, kes jagab meile Jumala sõna. Aga ma alustan ka väikese mõtisklusega ja teema kasvamine armus ja tunnetuses. Et see tunnetus, mõtlesin selle peale, et see on üks keeruline asi. Ja kui me iseenda peale mõtleme, et milline meie tunnetus on, et ega seda ei ole lihtne kuidagi kirjeldada või mis see on ju. Et Jumal on andnud inimesele sellise loomuliku tunnetuse võime, aga maiste asjade tunnetamisega, seda, mis me näeme, seda, mis me kuuleme, seda, mis me meeltega vastu võtame, et me ei saa kunagi sellist täielikku rahulolu. Ja on palju selliseid lahendamata asju ja selliseid saladusi, millest me mitte midagi ei tea. Nad on, aga me ei oska seletada. Ja koguja 1. peatükis 18. salmis ütleb, kus on palju tarkust, seal on palju meelehärmi ja kes lisab teadmisi, see lisab valu. Meie loomulik tunnetus on nii puudulik ja tegelikult seesama kehtib ka meie Jumala tunnetuse kohta. Et see, mida me temast teame, see on ainult sellised servad, tema teeääred ja võib-olla vaikne sosin vahel, mida kuuleme. Ja mul on vahel tunne, et ma ei tea mitte midagi, ei Jumalast ega Jumala tahtest ega tema teedest ja vahel nagu natukene saan aimu, et mida ta minu jaoks soovib või mida ta tahab, et mina oma elus teeksin või kuidas elaksin. Et Jumala sõna on muidugi see, mis meid väga palju aitab. Ja tema olemus. Jumal ise on andnud meile võimaluse Jeesust Kristust tunnetada läbi püha vaimu. Ja 2. Korintuse kirjas 4. peatükk 6. salm kirjutab apostel Paulus, sest see, kes ütles, pimedusest paistku valgus, on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. Nii et kasvamine Kristuses, see on nii oluline, et me ei saa jääda samaks, kes me alguses oleme, vaid me liigume koos temaga edasi. Ja see ei ole mitte ainult, et me tunneme ära Kristuse olemuse, vaid ka tema tahtmise äratundmine on oluline, et mis on tema tahe meie elude jaoks. Ja see aitab meil iseennast paremini tundma õppida ja ka oma pattudest ja vigadest aru saada. Ja Jumal ootab, et me oleksime valmis kasvama kõiges, mida ta meile annab, sest tema ongi kõik. Ja see kõik ei ole mitte ainult meie isiklikuks, vaimulikuks kasutamiseks, vaid ta kohustab meid ka välja jagama, üksteist toetama ja üles ehitama ja üksteist armastama. Nii kirjutab apostel Paulus kirjas Eefeslastele, kuidas Jumal on pannud erinevad annid kogudusse. Ja see on Eefesose 4, 12, 16. Et pühi inimese, 12 kuni 16,
et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni me kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda. Et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea, Kristus. Ja temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. Nii et Kristuse tunnetuses kasvamine on äärmiselt oluline ja see on vaimulik protsess, mis kestab kogu inimese maapealse elu. Ja siin võib olla nii tõuse kui langusi või me liigume vahel üle kivide ja kändude. Võib olla kerge ja lihtne, aga võib olla ka vaevarikas see teekond. Aga üks on kindel, ta ei ole mitte kunagi igav. Ja on ju Jumala sõnas kirjas, et praegu me näeme nagu aimamisi, nagu peeglist, aga siis näeme palgest palgesse. Ja praegu me tunnetame poolikult, aga siis tunnetame täiesti. Nii et tõuseme ja teeme alguse palve ja siis saame minna ülistusse koos. Hea Jumal, armas taevane Isa, täname selle eest, et issand, et me oleme sinu lapsed, et me võime sinuga koos alati olla ja issand, et sina aitad meil kasvada. Sa aitad meil kasvada enesega koos ja aitad meil kasvada selliseks, nagu me võiksime olla sinu nägemuses. Ja see on nii hea tegelikult, Jumal, kui me tunnetuse saame, Jumal, sinust, kes sa oled. Jumal, sa annad meile selle tunnetuse. Siis see on nii hea, et selle sees võiks olla, aga Jumal, suur tänu, et kui me ka sinust midagi võib-olla oleme oma mõtetega mujal, siis sina ju oled ikkagi olemas ja meil on see teadmine, et sa ei jäta meid mitte kunagi. Jeesuse Kristuse nimel me täname, issand. Ja õnnista ka tänast sõnajagajat, issand, ja suur tänu, et me võime olla koos siin ülistuses, kiituses ja tänus ja palves. Ja see on üks suur õnnistus. Suur tänu, issand. Aamen. Ütlen seda, et kui me ülistame Jumalat mõne lauluga, siis sa võid julgelt kas seista või istuda, et ei ole käsku, et peab seisma. Nii õrn on su puudutus. Nii õrn on su puudutus ja sa kutsud mind endaga kaasa. Sinu juures on vabadus, sinu armastus endasse haarab. Ma tean, et kogu loodu Isa mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Sinu armastus endasse haarab, ma tean, et kogu loodu Isa mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Sinule kuulub ussuda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Kedagi teist
nii kirkalt pimedas. Tahan joosta vaid sinu poole, Jeesus mu isa, Jeesus mu kuningas. Sa särad nii kirkalt pimedas ja me hüüame sinu poole, Jeesus on isa, Jeesus on kuningas. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Jeesus, sa oled kuningas, sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teisse sarnast ei pea. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teisse sarnast ei pea. Kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teisse sarnast ei pea. Sulle kiituse, veel kord toome sulle tänu. Taas kord nägime sustavust, veel kord saame seda näha, su tõotused täide on läinud, seega kahtlema sinus ei pea, kõik pooliku teame, viid lõpule.
Kristus, võta vastu, võta kiituslaul. Me murrame maha müürid, selle asel tuua su laulu. Kõik häbi ja hirm ja kõik ivedus, ei ole kohta siin. Siin on Jumala lapsed, siin on ta kuningriik, siin on ta kuningriik. Sind armastan, sinu arm ei lõpe iial. Iga päev olen hoitud su käes. Hetkest, mil ma ärkan, kuni heidan magama, laulan ma Jumal sinu headuse. Sind armastan. Sind armastan, sinu arm ei lõpe iial. Iga päev hoitud su käes. Kes nii ma ärkan, heidan ma laulan Jumal sinu headuse.
Ja võime plaksutada Jumala headusest ja suur tänu ülistajatele, kes meid juhtisid selles kõiges siin. Ja aga nüüd me saame koos teha veel midagi ja võtame kokku vabatahtliku ohvrianni ja meid juhatab selles diakon Ain. No nii, arvas rahvas. Ma tahan teile lühidalt rääkida ühest saladusest, jõukusest. Kuidas kellelgi see mõjub, see sõna? Kas jõukus on paha? Ei. Siis ei ole jõukuse taotlemine ka paha. Kes on jõukas? Kas see inimene on jõukas, kellel on väga palju materiaalset vara ja ta peab tohutult pingutama, et kogu seda kaadervärki ülal pidada ja siis, kui rääkida temale andmisest või eldusest, siis ta ütleb, et praegu ei saa endale lubada seda. Et üks suurimaid probleeme, mis inimestel jõukust käsitleva õpetusega on, et see on isekas. Aga jõukus ei ole isekas. Jõukus ei peaks tegelikult keerlema sinu ja minu ümber. Kristlaste jaoks peaks tähendama jõukuse taotlemine soovi omada vahendeid, millega õnnistada teisi ja täita seda, milleks Jumal on teda kutsunud. Tõelist jõukust ei määratle see, kui palju me endale jätame, vaid kui palju me ära anname. 2. Korintuse 9:6 on kirjas, aga see on nii, kes kasinasti küllab, see ka lõikab kasinasti, kes rohkesti küllab, see ka lõikab rohkesti. Ja 8. salm ütleb, Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning te oleksite vaesed, te oleksite rikkad iga teo tarvis. Tõeline jõukus tähendab õnnistamist, siis mitte omamist. Tõeline jõukus tähendab, et sul on rohkem kui küllalt, nii et sa võiksid olla rikas iga hea teo tarvis. Jõukus ei ole eesmärk omaette, vaid vahend siis teiste teenimiseks. Jumal tegelikult ei soovi sind üksnes vabastada rahalisest orjusest, võlgadest, vaid asetada sind rahalise meelevalla positsioonile, kus sul on võimekus täita iga Jumala saadud ülesannet ning aidata ka teistel neid ülesandeid täita. Jõukus tähendab, et meie rahalised vahendid peaksid vastama issandalt saadud ülesandele. Tegelikult siin on veel üks saladus peidus. Sinu varustus on seotud sinu kutsumisega. Leia oma kutsumine ja sa leiad varustuse. Ning meil peaks olema rohkem kui küllalt, et õnnistada ka teisi. Tõeline jõukus on Jumala, mitte inimeste keskne. Kui kujutled ennast toru või voolikuna, mille kaudu Jumal õnnistab, tema õnnistused saavad voolata, siis loomulikult see voolik või toru saab ka märjaks seestpoolt, on ju. Et jõukus seisneb andmises. Kui sul on selline hoiak, usaldab Jumal sinu kätte raha, rohkem ja rohkem. Ning sellest jääb küllaldaselt ka sulle. Kui Jumal saab raha sinu kaudu edasi anda, saab ta seda ka sinule anda. Kui sinu rahaasjades on esikohal Jumal, mitte sina ise, hoolitseb Jumal sinu eest paremini, kui sina eales suudaksid. Jumal ei ole kitsi ega ihne, ta on El Shaddai, kõige väeline Jumal, kes on rohkem kui küllalt. Paljud on õpetanud jõukusest isekalt, justkui tähendaks see üksnes järjest rohkem saamist ja kõige omamist. Sa ei näe oma andmise üleloomulikku vilja, kui annad valedel motiividel.
Jumalale on teo taga olev ajend tähtsam kui tegu ise. Vale südame hoiakuga andmisel pole mingit kasu, see on kõigest katse Jumalat ära osta. See on südame küsimus. Me peame teadlikult kujundama seda mõtteviisi rahast kui vahendist ja selle haldamist, sest paljude jaoks ei ole see iseenesest mõistetav. Keegi on öelnud, suurim takistus Jumala kuningriigi kogemisel on minu oma kuningriik. Võib-olla me ei mõtle seda niimoodi, et me oleme ju kristlased lõpuks ju. Aga võib-olla kui analüüsida, järsku on natuke oma kuningriiki ka kuskil peidus. Paljud inimesed tahavad ainult teada rahalise kasvu nagu põhimõtteid, et näita mulle, mida teha selleks, et rohkem raha saada. Kui palju ma pean andma, kui ma tahan mingit summat saada. Õpeta mulle seemnest. Aga inimene, kes keskendub valitseja asemel nagu nendel põhimõtetele, püüab tegelikult kuuletuda Jumalale ilma Jumala abita. Kõik pühakirja põhimõtted eeldavad lähedat ühendust tegelikult valitsejaga. Ja kuningriik ilma kuningriigi või kuningriik ilma kuningata on nõiduse alus. Nii et raha kogu eesmärk on juhtida sind tegelikult sügavamasse lähedusse osadusse Jumalaga. Ja sa vajad alati ilmutust ja juhatust, mida sellega teha. See on nii. Palvetame. Kallis taevane Isa, me täname iga rõõmsa andja eest, me täname selle ohvri eest, me täname sind, et sina oled kõige väeline Jumal, kellel ei ole millestki puudust. Õpeta meid mõistma, et tõeline jõukus ei seisne selles, kui palju me endale kogume, vaid selles, kui palju me saame anda sinu armastust ja õnnistust edasi. Puhasta meie süda ahnusest, isekusest ja valedest motiividest, aita meil olla ustav kõige selle haldamisel, mille oled meie kätte usaldanud. Vabasta meid rahalisest orjusest ka ning anna meile tarkust, vahendeid ja võimalusi täita ülesandeid, milleks oled meid kutsunud. Issand, tee meist avatud kanalid, mille kaudu sinu headus võib jõuda teisteni. Anna meile kõike küllaldaselt, et võiksime olla rikkad iga hea teo tarvis. Ja ära lase meil otsida üksnes sinu kuningriigi põhimõtteid, vaid sind ennast, kuningate kuningat. Juhi meid ka rahaasjades sügavamasse osadusse sinuga ning näita, kuidas kasutada seda, mis meil juba on, sinu auks ja teiste õnnistuseks. Jeesuse nimel. Aamen. Ole hea, Veljo, tuled kappi. Ja nii kaua, kui korvid käivad ringi, ma annan edasi teated. Järgmisel nädalal, teisipäeval, see on siis 4. august, on meil tulemas üks külaline, kes käis ka eelmisel aastal ja see on maailmarändur Mart Altsoo. Ja siin Nelikaare kiriku kohvikus ta tuleb ja jagab meile jälle oma reisimuljeid. Kes eelmisel aastal käisid, need teavad, millega on tegemist, aga ta on siiski selline ka Eesti mõistes üsna kuulus ja ta on väga palju reisinud üle maailma ja nüüd selle viimase aasta reisid on olnud jälle väga huvitavates kohtades ja te olete kõik oodatud teda kuulama. Nii et siis teisipäeval kell 19.00 siin koguduse kohvikus. Kolmapäeval on meil palvehommik kell 10.00, samamoodi siin koguduse kohvikus. Neljapäeval palveõhtu kell 19.00. Noorteõhtuid augustis ei toimu, hakkavad jälle sügisel. Aga pühapäeval jumalateenistus jälle nii nagu tavaliselt kell 11, aga te olete oodatud ka juba kella 10 palvehommikule ja hommikukohvile kohvikusse. Ja järgmisel pühapäeval jutlustab meile Angela Koppel.
see on teadetest praegu kõik, aga meil on veel üks hea osa. Meil on sünnipäevalapsed. Eelmisel nädalal oli sel nädalal oli sünnipäev Ain Varesel 29. juulil ja samal päeval 29. juulil oli sünnipäev ka Karin Reiskol. Ja 30. juulil pidas oma sünnipäeva Kalmer Aasma. Nii et Ain ja Kalmer, te olete mõlemad siin, palun tulge siia ette, et me saaksime teid õnnistada ja ma palun Vellot, et pastor Vello tuleb ja palvetab. Ja me kõik koos saame olla palves sünnipäevalaste eest. Kas tõuseme kõik püsti või? Sirutame oma käed Aini ja Kalmeri üle. Isa taevas, me täname sind. Me täname nende kallite Aini ja Kalmeri eest, et sa isiklikult nimepidi neid oled kutsunud välja sellest pimeduse riigist ja oled asetunud oma imelise valguse riiki. Ja palun, et see valgus säraks kallite eludes, kui nad suhtlevad inimestega, kui nad on oma perekonnas, oma kodudes on, las see valgus särada nii, et paljud tuleksid küsima selle saladuse võtit. Me täname, et võime neid kogudusega õnnistada siin ja olgu see hea meelen vaim hingamas võimsalt Kalmeri Aini üle. Jeesuse nimel me palume. Amen. Amen. Palju õnne teile. Nii, ja nüüd me oleme valmis kuulama Jumala sõna ja palun, Mariana, sa tuled ja jagad meile. Tere, armas Nelikaare kogudus. Toon teile tervitusi Reegüla metodisti kogudusest ja meil on ma ei tea, kas vanadel aegadel oli see üle Saaremaa kombeks, et 2 käega lehvitati, et ühega võtad tervitused vastu ja teisega saadad tagasi. Nii et toon teile tervitusi Reegüla kogudusest ja kui ma eile Reegüla koguduse Facebooki gruppi panin, siis selle teate, et tulen täna siia ja küsisin, et kas tohin tervitusi kaasa võtta, siis eriti entusiastlikud selle peale olid eelmine pastor Taavet Taimla ja meie praegune pastor Lemme Aulis, nii et siis ekstra tervitused nende poolt ka teile. Aga teie saate tulla tervitusi tooma meile täna kella 2, sest meil on täna aastapäeva jumalateenistus. Meie kogudus sai juba selle nädala jooksul 116-aastaseks, üsna vanakene. Ja kella 2 on meil jumalateenistus ja pärast seda kohvilaud, nii et kõik olete teretulnud. Ja kes täna ei jõua, siis igal pühapäeval kella 2 on meil Reegülas jumalateenistus ja olete teretulnud sinna osadusse ka. Aitäh taas selle kutse eest tulla ja jagada oma mõtteid ja see teema, mis teil on selle kuu jaoks nagu valitud, see kasvamine Kristuse armus ja tunnetuses, ma sellest esimesest sõnast võib-olla väga palju kaugele ei jõudnudki, et hakkasin mõtlema selle sõna kasvamise peale ja mulle tundub, et kasvamisel on teatud eeldused, mis peavad olema täidetud selleks, et see kasv saaks toimuda. Mõtlesin looduse peale ja looduses on nendeks eeldusteks näiteks vihm ja päike, eks. Sel aastal me oleme siin Saaremaal mõnusasti mõlemad saanud. Nii et see loodus on oma täisjõus ja kasvus ja vilja kandmises just praegusel ajal. Ja täna minu mõtted räägivad ühest sellest kasvu eeldusest, see on siis päike. Ja eks siis Angela saab mõelda, kas järgmine kord tuleb vihmateema või eks sa ise otsustad. Osad need mõtted, mida ma teiega jagan, ma olen võib-olla siin-seal ka jaganud enda koguduses ja ajakirjas Koduteel, mida ma välja annan, võib-olla kusagil veel, et siis taaskasutus on moes, nii et võib-olla mõningaid mõtteid oled kusagilt juba kuulnud või näinud. Mõni aasta tagasi olime ühel mõnusal suvepäeval perega koos ralliraja ääres. Terve päev läbi, laus päikese käes, sest minu 2 õepoega sõitsid seal rallit. Ja siis me olime sellises kohas, kus ei olnud mingit varjulist kohta ja me olime päev läbi laus päikese käes.
ja õhtuks oli tulemus näha, et need nahakohad, mis ei olnud riidega kaetud, olid täiesti punaseks muutunud. Nii et päike oli jätnud jälje meie nahale. Ilmselt on ka teie nahal selle suve päevitusi. On nii, et kellel on, jaa, Vello paistab täitsa pruun, et sa oled vist päikest näinud väga palju sel aastal. Ja et ilmselt mõnel on pluus selga päevitunud, võib-olla mõnel on plätujäljed näha. Päike jätab meie nahale jälje, kui me oleme piisavalt kaua päikese käes. Ja kui ma sealt ralliraja äärest koju sõitsin ja tundsin oma nahal, et ma olin ilmselt nagu päikest saanud mõnele kohale, siis mu mõte läks sellele, et Jumala ligioluga on üsna samamoodi. Kui me oleme Jumala ligiolus, siis see jätab jälje. Mitte meie nahale, aga meie sisse. Ja selleks, et pruuniks saada, ei piisa ilmselt mõnest minutist päikese käes olemisest, et selleks on vaja natukene rohkem aega. Sarnaselt ka Jumala ligioluga, et kui sa lihtsalt nädalas mõne piiblisalmi kiirelt loed või kiirelt vuristad ette oma selle soovide nimekirja Jumalale palve näol, et siis sellest võib-olla ei pruugi mingit jälge sinu sisse jääda. Selleks, et Jumala ligiolust jääks jälg, selleks, et toimuks mingi muutus su sees, selleks on vaja aega. Ja selleks, et see päevitus su nahal püsiks, on vaja aeg-ajalt uuesti päikese kätte minna. Eks me võib-olla kevadeti või suve alguses me natukene ehmatusega vaatame, et ei julge teiste ette nagu minnagi, eks ju, oleme nii valgeks muutunud. See päevitus aja jooksul hääbub nii tasapisi, et me ei saa sellest arugi. Ja selle osadusega ja Jumala ligioluga on samamoodi, et kui me ei ole regulaarselt Jumala ligiolus, siis see jälg sellest ligiolust hääbub, nii et me isegi ei märka. Mäletan, mõni aasta tagasi oli sügisel pikalt selline pilvine periood, minu arust lausa mitu nädalat järjest, kui üldse päikest ei paistnud. Ja ma selle perioodi jooksul kuidagi harjusin selle pilve aluse olemisega nii ära, et ma isegi nagu ei tundnud enam päikesest puudust või ma nagu ei mõelnud sellele, et päike oleks ju ka tore, päikest oleks ka tore nagu aeg-ajalt näha. Ma kuidagi olin harjunud, et kogu aeg on nagu pilvine, vahepeal sajab ka, päikest ei ole ja ma ei mõelnud sellele. Ja siis ühel päeval ma lendasin Kuressaarest Tallinnasse lennukiga ja kui see lennuk läbi selle paksu pilvekihi jõudis sinna pilvekihi peale, siis ma järsku olin keset valgust, keset soojust, keset päikesepaistet ja siis mulle meenus, appi, päike on ju ka olemas. Ja see oli nagu nii eriline kogemus, et ma ei olnud tõesti mitu nädalat päikest näinud ja kui ma siis järsku selles päikesepaistes olin, siis ma sain aru, et see on nii palju parem kui see pilvealune olemine. Aivaril on üks ilus laul selle kohta, eks ju. Ja seal pilvepiiril olles siis mulle meenus see laul, nii et aitäh sulle sinu laulu eest. Ja seal päikese käes mõnuledes ma mõtlesin sellele, et meil vaimulikult on ka võib-olla elus teatud sellised etapid, kus me kuidagi oma nende maiste asjadega tegeledes me unustame nagu ära selle Jumala ligiolu, Jumala päikesepaiste. Ja me sagime oma asjadega tegeleda ja me oleme kuidagi nagu nii hõivatud sellega, mis on siin maa peal. Ja me kuidagi võib-olla isegi ei oska enam puudust tunda sellest Jumala ligiolust. Aga kui me siis tungime sellest pilvekihist läbi ja jõuame selle Jumala ligiolu soojusesse ja valgusesse, siis me saame aru, et see on see palju parem asi. Et mõnikord võib-olla see pilvealune olukord tundub nagu normaalsena, et nii peabki olema. Ei pea. Päike on ju tegelikult seal sellest pilvekihist läbi tungides, siis see on see tõeline normaalsus. Me käisime õepojaga mõni aasta tagasi Küprosel õetütrel külas, ta oli seal oma koolipraktikat tegemas. Ja see oli vist minu teada maikuu ja olime 5 päeva Küprose päikese käes. Ja nautisime seal maksimaalselt seda päikest, olime basseinis ja basseini ääres võtsime päikest ja kõndisime mööda seda linna, nii et päevad läbi olime väljas 5 päeva. Ja kui me Küproselt tagasi Eestisse tulime, siis me olime praktiliselt sama valged, nagu me olime sinna minnes. Ja see põhjus oli selles, et me olime kasutanud väga tugeva toimelist päikesekaitsekreemi.
see toimis väga efektiivselt, liigagi efektiivselt, et me nagu lootsime, et mingigi jälg jääb, aga päike ei olnud meie nahale jätnud mingit jälge. Ja ka meie vaimulikus elus võib-olla mõnikord olla samamoodi, et me küll oleme nii-öelda Jumala päikesepaistes. Me käime aastast aastasse jumalateenistustel, me võime võib-olla nädala jooksul käia 3 jumalateenistusel või 4 piiblitunnis, võib-olla meil on TV7 kogu aeg mängimas või pereraadiot kuulame pidevalt. Me nagu oleme selles Jumala päikesepaistes, aga meie südame ümber on mingi kaitsekiht, mis ei lase pühal vaimul seda tööd teha. Võib-olla need on mingisugused hirmud, võib-olla soovimatus muutuda või soovimatus kontroll Jumalale üle anda või mis iganes muu, mis ei lase Jumalal oma tööd teha. Et see toimib samasugusena nagu see Küprosel, see tugevatoimeline päikesekaitsekreem, mis ei tungi sellest läbi, et saaks meie südamesse jälge jätta ja muuta. Selleks, et pruuniks saada, tuleb päikese käes olla piisavalt kaua ja ilma kaitsekihtideta. Ja selleks, et see päevitus püsiks, tuleb regulaarselt päikese käes olla. Ja nii ka Jumala ligioluga, nii ka Jumala juures olemisega ja tema sõna uurimisega. Selleks, et üks selline tõeline jälg või tõeline muutus toimuks meie sees, on vaja regulaarselt ilma kaitsekihtideta ja piisavalt kaua olla Jumala palge ees. Ja viise ja võimalusi selleks on mitmeid. Mõnikord võib-olla aitab looduses ringi jalutamine ja liikumine. Kui paljud teist on kogenud seda, et looduses kõndimine on kuidagi kõnetanud ja Jumala ligiolu on tuntav? Mõned käed on, jah, mina olen ka seda sorti inimene. Mõnikord võib-olla sõbraga vestlus on see, kus sa tunned nagu sellist Jumala ligiolu ja lähedust. Ilmselt kristlik kirjandus on see, mis aitab. Kristlik muusika, Aivari repertuaar, eks. Või siin ruumis on kohane ka öelda kristlik kunst, eks ju, et iga maal võib jutustada sulle mitu jutlust. Aga kõige efektiivsemad vahendid Jumala ligiolus olemiseks on Jumala sõna ja selle üle mõtisklemine, ülistus, palve ja paastumine, kristlik osadus. John Wesley nimetab neid armuvahenditeks. Armuvahendid, minu arust selline imeline fraas selle mõiste kohta, need on tõesti vahendid, mille kaudu Jumal oma armu meisse annab. Ja mida rohkem me neid kasutame, seda rohkem seda armu meisse tuleb. Ja seda pruunimaks me saame selles Jumala aupaistes, seda rohkem seda jälge meie sisse jääb. Kui me nüüd püüaksime hinnata 11 vaadates, et kui palju keegi on sel aastal päikest saanud, Vellot me näeme, et Vello vist ei ole tuppa saanudki sel suvel. Et eks me selle nahavärvi järgi saame natukene nagu hinnata, et kui palju keegi päikest on saanud ja kui palju on keegi pidanud tööl olema päikeselistel päevadel. Siin väike eksimisvõimalus on ka, et mõni on oma nahatüübilt natukene tõmmum ja mõni natukene valgem. Aga laias laastus me saame nagu hinnata selle järgi, et kui palju seda päikest keegi näinud on. Aga kui me mõtleme selle üle, et mis on need jäljed või kuidas me saame aru, kui palju aega keegi on Jumala ligiolus veetnud, siis nahavärv ilmselt ei aita siin selle üle otsustamiseks. Ja mõnikord on võib-olla peetakse ekslikult sellisteks eriliselt vaimulikeks inimesteks neid, kellel on võib-olla selline väga kristlik eluviis või kristlik sõnavara. Võib-olla teate ka mõnda inimest, kes natukene äkki liiga tihti kipuvad kasutama väljendit, et Jumal ütles mulle. Et võib-olla iga mõte ei pruugi olla Jumalast. Või mõni inimene, kes äkki liiga otsustavalt kipub ütlema, või otsustama selle üle, et kas püha vaim oli täna jumalateenistusel kohal või mitte. Mitte igaüks, kes oskab kristlikul eluviisil või kristlasena käituda või sellist sõnavara kasutada, ei pruugi olla see, kes on Jumala palge ees tegelikult muudetud saanud. Tsiteerin Jeesust.
mitte igaüks, kes ütleb mulle, issand, issand, ei saa taevariiki. See Jumala ligiolus piisavalt kaua ilma kaitsekihtideta olemine jätab endast maha midagi palju enamat kui lihtsalt selline väline vagadus. See Jumala ligiolus tõeliselt ilma kaitsekihtideta olemine, see muudab meie südant, meie olemust, meie elu. Ja seda on näha. Ma loen 2. Korintlaste 3:18. Siin on väike huvitav lugu ka, et selle kuu teema aluseks on 2. Peetruse 3:18. Numbrikombinatsioon jääb samaks, aga jätke siis meelde 2. Korintlaste 3:18. Ja ma loen selle väikeste täiendustega, omapoolsete täiendustega. Aga meid kõiki, nii teid, Kuressaare Nelikaare koguduse liikmed, kui ka meid, Reeküla inimesi, meid kõiki, kes me katmata palgega, ei mingeid päikesekaitsekreeme, ei mingeid kaitsekihte oma südame ümber, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas. Vaatleme issanda kirkust peegeldumas. Oleme tema ligiolus läbi palve, paastu, tema sõna lugemise, kristliku osaduse. Meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks, Kristuse sarnaseks. Kirkusest kirkusesse, seda teeb issand, kes on vaim. Ja see on see jälg, mis jääb meie sisse tema ligiolust. See on see, mille järgi me võib-olla saame ka, me ei peagi võib-olla teisi väga hindama, aga see on see muutus, mis peaks toimuma meie sees, muutuma Kristuse sarnaseks. Tema ligiolus on see, kus taastub meie Jumala näolisus. Ja tema palge ees olemine muudab meid nii, et see muutus toob kaasa muutust meie olemuses, meie sõnades, meie käitumises, meie tegudes. Ja meist tulevad esile sellised Jeesuse omadused nagu enesekontroll, tasadus, ustavus, headus, lahkus, pikkmeel, rahu, rõõm, armastus. Teadlikult lugesin selle teistpidises järjekorras, nagu me oleme harjunud, sest et muidu see kõlab nagu luuletusena, mida me kogu aeg teame, aga et need omadused on need, mis tulevad meis esile, kui me oleme Jumala päikesepaistes pikemat aega, regulaarselt ja ilma kaitsekihtideta. Ja need vaimuviljad, see on huvitav asi, et need vaimuviljad toimivad suuresti suhetes. Et suhetes tuleb päriselt esile see, mis on meie sees. Mis viga üksi olles pühak olla, on ja? Mõtled endast, et ei tea mida, hingel valmis, aga kui satud suhtlema või kontakti teiste inimestega, et siis tuleb tegelikult ilmselt esile, mis minu sees tegelikult on, et kui palju seda isekust tegelikult on, kui palju seda oma kuningriiki on veel alles jäänud. Üks minu sõbranna, enne kui või mõni aasta pärast seda, kui ta abiellus, siis ta ütles, et ta oli arvanud, et ta on väga hea inimene, kuniks ta abiellus. Et siis selles lähedases suhtes tuleb võib-olla see isekus kohe eriti teravalt välja, nii et mina olen veel suures pimeduses oma arusaamistes. Ja nende vaimuviljadega on selline lugu, et mulle tundub, et temperamendi tüübist natukene ka sõltub, et kui pikk tee mõnel inimesel on sinna vaimuviljade saamiseni. Mõnel tundub olemat kuidagi loomupäraselt nagu see lihtsam neid asju saavutada. Ma ei tea, kuidas teie arvate, aga mulle tundub, et Angelale on see sündides kaasa antud see pakett. On nii või? Või on see kasvatuse vili või? Aga minusugusel pujäänikul on ikkagi väga pikk tee selleks, et nende vaimuviljadeni jõuda. Kui ma olin seda jutlust ette valmistamas, siis mu elus olid mõned sellised situatsioonid, kus mulle tundus, et minu suhtes oli käitutud ebaõiglaselt ja siis minu esimene loomulik reaktsioon on selline vasturünnak, õigluse jalule seadmine, mis iganes hinnaga, kas või üle laipade,
õnneks keegi noogutas, vist on samasuguseid, kellel tundub, et see on nagu selline loomupärane reaktsioon. Aga kuna ma olin just selle jutluse teemadega tegelemas, siis ma mõtlesin, et mul on vaja seda meele uuendamist. Mul on vaja meele parandumist. Et mitte minu õigus ei ole oluline, vaid Kristus on oluline selles olukorras. Ja mina pean oma emotsioonide, oma käitumisega toime tulema. Ja see on see vaimuviljade rakendamise koht. Ja nüüd jutluse lõpuminutitel jõuame kõige olulisema tõeni. Kõik see, millest ma olen rääkinud, see muutunud iseloom, see jälg, mis jääb meie sisse, see Kristuse sarnasus, vaimuviljad, see võib-olla kõlada nagu, et pingutame rohkem, oleme pühamad. Evangeeliumi sõnum on just vastupidine. Et eesmärk ei ole mitte saada kenaks inimeseks ja saavutada seda läbi osaduse Jumalaga, vaid see järjekord on teistpidi. Eesmärk on osadus Jumalaga. Eesmärk on olla selle viinapuu küljes. Angela kunagi jutlustas sellest. Eesmärk on see, et ma olen Kristuses kinni. Eesmärk on see, et ma olen Jumala päikese paistes. Vaimuviljad on selle tulemus. Vaimuviljad on see vili. See muutus minu käitumises, minu elus, minu suhtumises, see on tulemus. Eesmärk ei ole saada kenaks inimeseks, vaid eesmärk on olla Kristuses. Seega ma ei kutsu teid üles pingutama rohkem, olema rohkem pühad, vaid olema rohkem koos Jeesusega. See päevitus meie nahale ei tule meie pingutusest, vaid lihtsalt päikese käes olemisest. Nii et oleme Jumala päikese paistes. Amen. Aitäh. Mu Jeesus, mu päästja. Mu Jeesus, mu päästja, ei ole teist kui sa. Põlvitan ma su trooni ees ja imetlen su armastust. Mu kalju, mu kindlus, varjupaik tormide all, kiidab mu hing, kõik Kristuses, sind mu Jumal lõpuni. Mõistab mu taevas ja laulma su
võitjaks ma jään usu läbi. Võitjaks ma jään usu läbi, ei kaotust ma näen usu läbi, ei alla anna ma. Usu läbi, pärin tõotuse ma, usu läbi, olen päästetud ma, usu läbi, kindlalt seisan ma, usu läbi, usu läbi. Võitjaks ma jään usu läbi, ei kaotust ma näen usu läbi, ei alla anna ma. Usu läbi, pärin tõotuse ma, usu läbi, olen päästetud ma, usu läbi, kindlalt seisan ma. Usk mind läbi, tormide viib, ja kindlalt Jeesus ütleb, see on nii. Pole võimatut meil Jumala jaoks, ainult usu ja sünnibki see. Usu läbi, võitjaks ma jään usu läbi, ei kaotust ma näen usu läbi, ei alla anna ma. Usu läbi, pärin tõotuse ma, usu läbi, olen päästetud ma, usu läbi, kindlalt seisan ma. Usk mind läbi, tormide viib, ja kindlalt Jeesus ütleb, see on nii. Pole võimatut meil Jumala jaoks, ainult usu ja sünnibki see. Võitjaks ma jään usu läbi, ei kaotust ma näen usu läbi, ei alla anna ma. Usu läbi, pärin tõotuse ma, usu läbi, olen päästetud ma, usu läbi, kindlalt seisan ma. Ma ei teagi, kus kohas see laul lõpeb. Lähme siin vist. Amen, amen. Aamen, issand. Suur tänu tänase teenistuse, issand, et me oleme võinud olla sinu ees siin koos kõik ja et me võime mõelda sellele, issand, et kas me oleme eemal või oleme sinu ligiolus ja kuidas me selles oleme, et kas me oleme vabalt, rõõmsalt, vahel ka kurvalt, aga et me ei pea pingutama, issand, see on nii oluline. Issand, see on nii oluline ja anna meile seda tunnetust ja seda mõistmist, et me omast jõust ei teeks asju. Halleluuja, tänu, issand, et sa õnnistad meie uut nädalat, kõiki, kes täna siin on, et me saame minna edasi täidetuna ja rõõmsana. Suur tänu, issand, selle eest. Aamen. Aga kes tunneb, et ei ole seda rõõmu või on midagi, mille eest tahaks eest palvet, et siis võite tulla ette ja olen nõus palvetama teie eest ka. Aga täname Marianat ja meil on väike kingitus sulle ka. Tule siia ette uuesti, et see tõesti oli nii oluline ja samas nii lihtne ja samas nii mõtlema panev, et aitäh sulle. Ja ma palun pastor Vellot, et sa tuleksid ja ütleksid meil veel lõpetuseks õnnistussõnad ja ei pea ära minema, et kohvik ootab teid ka. Jah, enne kui läheme uude nädalasse õnnistame, et see õnnistus võiks iga päev, nagu Aing ütles, meiega olla. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista su peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale üle sinu ja andku sulle oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Õnnistatud uut nädalat.